tänase Jumala teenistuse. Advent, esimene advent on siin. Täna algab uus kirikuaasta. Advent on ootuse ja valmistuse aeg. See kutsub meid hetkeks peatuma ja meelde tuletama, et Kristus, meie valgus, kutsub meid oma südametesse. Esimene adventiküünal on lootuse küünal. Selle valgus meenutab, et ka pimedal ajal on Jumala lootus ja tõotus olemas. Kristus on meie lootus, kindel, ustav ja juhatav. Nüüd ma palun lapsi ette tulla Leenaga, et aidata süttada esimese adventiküünal. Laulame nüüd oma laululähtedelt esimese laulu Hosianna, tõstke häält. Oh
Jehova, sinu poole ma ülendan oma hinge. Mu Jumal, sinule ma loodan. Jehova, anna mulle teada oma teed. Õpeta mulle oma teeradasid. Ole üpris väga rõõmus, Sioni tütar. Hõiska Jeruusalemma tütar. Vaata, sinu kuningas tuleb sulle õige ja tema saadab abi. Valmistage kõrges Jehova teed. Tehke lagedal maal maantetee tasaseks meie Jumalale. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. kelle patt on kinni kaetud. Sellepärast tunnistagem Issandale oma pattu üles südamest nõnda üteldes. Alastaja Jumal ja Isa, me tunnistame sinule üles oma mitmessugused patud ja üleastumised, millega me sinu viha ja nuhtuse oleme ära teeninud. Vaata taevast aastusega meie peale ja anna meile kõik meie patud andeks oma armsa Poja, meie õnnistegija Jeesuse Kristuse kalli lunastuse pärast. Kõige väevene, igavene Jumal on Jeesuse Kristuses meie peale halastanud ja annab meile tema pärast kõik meie patud andeks. Annab meile ka armu, et oma elu parandame ja igavese elu pärime. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainus sündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei pea hukka saama, vaid ta igavene elu temal peab olema. Oh
sinu sõna järele pärandame, kõige pahanduse eest hoiame ja igavesti õndsaks saame. Selles samas sinu poja Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Kuule Kristuse kogudus, Jumala sõna, nagu seda loeme Jesaja raamatut 62. peatükist. Minge väravast välja, valmistage rahvale teed, sillutage maanteed, puhastage kividest, tõstke rahvale lipp. Vaata, Issand on kuulutanud maa ääreni, öelge Sioni tütrele, vaata, su pääste tuleb, näe, temaga koos ja ta palk ja tema ees on töötasu ja neid hüütakse pühaks rahvaks, Issanda lunastajaks ja sind hüütakse otsituks, linnaks, mis pole maha jäetud. Aamen. Pauluse kirjas roomlastele 13. peatükis 11. salmist kuni 14. salmini. Ja tehke seda, teades aega, käeks on tund unes virguda, sest nüüd on meie pääste lähemad kui siis, kui me usklikuks saime. Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pange siis maha pimeduse teod. Roivastugem valgusse relvadega, elagem kombekalt nagu päeva ajal, mitte prassimises ega kurjutamises, mitte kiimaluses ega kõlvatuses, mitte riius ega kadeduses, vaid roivastuge Issanda Jeesuse Kristusega ja ärge tehke ihu eest hoolitsemisest himude rahuldamist. Aamen. Ja me tunnistame nüüd oma püharisti usku üheskoos nõnda öeldes. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie Issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neistis Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surma alla, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise Isa paremal käel, sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osalust, pattude andeks andmist, ilu üles tõusmist ja igavest elu.
evangeliumist 10. peatükist. Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale Betfagasse ja Betania Põllimäe juurde, läkitas Jeesus 2 oma jüngritest ja ütles neile: minge külla, mis on teie ees, ja kohe, kui te jõuate sinna, leiate kinni seotud sälu, kelle seljas ei ole istunud veel ükski inimene. Päästke see lahti ja tooge siia. Ja kui keegi teile ütleb, miks te seda teete, siis öelge: issand vajab teda ja läkitab ta peatselt tagasi. Nad läksid ja leidsid sälu seotuna värava juures tänaval ja päästsid ta valla. Ja mõned seal seisjatest ütlesid neile: mis te teete, et päästate sälu lahti? Aga nemad ütlesid neile just nõnda, nagu Jeesus oli käskinud, ja nad jäeti rahule. Ja nad tõid sälu Jeesuse juurde ja heitsid oma rõivata peale ning Jeesus istus sälu selga. Ja paljud laotasid tee peal oma rõivad, aga teised väljadelt raiutud oksi. Need aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel hüüdsid: Hosanna, õnnistatud olgu see, kes tuleb issanda nimel. Õnnistatud olgu meie isa Taavet, tulev kuningriik. Hosianna kõrgustes. Aamen. Armsad sõbrad, kallid vennad Kristuses, rõõm on teie ees taas olla. Alganud on uus kirikukalendri aasta. Advent algab alati kutsega. Tõstkem oma pilgud, avagem teed, valmistagem ette oma südamed. Sest nagu Jeesus ütles, minge väravast välja ja sillutage rahvale teed. Vaata, issand kuulutab, vaata, su pääste on tulemas. No mida see tegelikult meile tähendab? Selle kirikuaasta esimene jutlus võib olla sama hästi kui Kristuse alustavadele pühendunud. Täpselt nagu me oleme teinud siin nüüd terve selle sügisperioodi, et need kõik verstapostid, mis meie usu tuumaks on, saavad läbi arutatud samm-sammud kronoloogilises järjekorras. Ja kui eelmine kord me rääkisime Noast, siis seekord on rõhk Abrahamil, mees, kelle kaudu alustas Jumal uut teed kogu inimsugu jaoks. Abraham ei olnud täiuslik mees. Ta ei olnud suur prohvet. Ta ei olnud isegi veel usklik selles mõttes, nagu meie mõistame usku. Ta oli pärit piirkonnast, mis tänapäeval on kaasaegses Lõuna-Iraagis, linn nimega Ur. Ja teadavasti jõukast perekonnast, suguseltsist, mis usk tal täpsemalt oli, mis jumalaite kumarus ei ole selge, seda ei ole piibel täpsustanud, aga ta ei olnud kindlasti ristiusku kui sellises kontekstis, nagu meie seda mõistame. Ometi Jumal valis ta välja, ometi Jumal leidis, et ta on vääriline mees kandma seda sõnumit ja seda seemet, see on õige välja, seemet endaga, mis pungeb õide ja mis levib üle kõikide inimkonna liikide. Siit algab ka meie advent samamoodi. See on seeme, mis hakkab puhkema õige. Me ootame ja me täpselt ei tea, millist kujul ta võtab, aga me teame, et see saab olema midagi kaunist ja me teame, et see saab olema täis armastust. Unustage, me oleme jätkuvalt armastuse hooajast. Armastus on alati nendes süüdlustesse sisse võidetud. Ja kui me võtame nüüd samm-sammud oma tänased pühakirja tekstid, Jesaja raamatust me kuulsime, et Jumal tuleb päästma, aga mitte alati nii, nagu meie arvame. Inimesed, kellele Jesaja kuulutas, olid väsinud, olid kurnatud. Me võime võtta sümboolselt selle aasta, mis peab lõppema ja samamoodi näha seda kui väsitavat ja kurnavat aastat. See kontekst, milles Jesaja kõneles, see oli rahvas, kes oli vaevatud võõrvõimude all elamisest. Ja kuigi meie ei ole võõrvõimu all, siis me oleme ikkagi väliseestlased, me elame mingis mõttes võõrvõimu all. Me ei ole küll rõhutud, me oleme õide munginud siin, aga seal on teatav kurnatus. Oma inimeste keske elamine, see toob teatava mugavuse ja lihtsuse, mida võõras kultuuris lihtsalt ei saa kogeda. Nii et on täiesti arusaadav, et meil on teatud sorti väsitav tunne, mida võib-olla kohalik naljalt ei
aga mida Jesaja ütleb, vaata, su pääste on tulemas, sina oled otsitud, sina ei ole hüljatud. Ja siia saab lisada veel ühe kihi, mis on olla kristlane, Eesti kristlane. Tihtipeale just eestlasena me tunneme, et me oleme kõrvale heidetud Eesti kristlastena, ma pean silmas. Neist ei saada tihtipeale aru, inimesed mõtlevad, milleks teile kõik see. Meil kleebitakse küll igasuguseid arusaami, mida me tegelikult ei kanna, mis tegelikult meie külge ei kuulu. Aga kristlaste elamine, see on iseenesest teistmoodi elamine. Ja inimesed võivad arvata, mida nad tahavad, aga see ei anna neile õigust hinnata meid oma viisi. Tähendab, nad võivad öelda, mida nad tahavad, aga see ei tähenda, et see on tõsi. Nad võivad meil mõista hukka, aga see ei tähenda, et me tegelikult ka läheme hukka. Sinu väärtus ei sõltu nende arvamusest. See on see, mis on Jesaja raamatu sõnum. Sinu väärikus ja väärtus tuleb sealt, tuleb temalt. Ja ükski inimene ei saa seda ära võtta. Jumal ütleb, valmistage tee. See tähendab, te ei saa valida olukorda, aga te saate valida oma hoiaku. See, kuidas me ennast häälestame nendes olukordades, mis meie ette tulevad. Me ei pea olema pelgalt inimesed, kes niisama reageerivad, olla nii-öelda reaktsionistlikud. Me ei saa võib-olla valida neid olukordi, aga me saame kindlasti valida oma sisemist olukorda. Me saame alati valida headuse kurjuse kõrval. Me saame alati valida armastuse vihkamise kõrval. Ja me saame alati valida rahu, vaenu ja vägivalla kõrval. Ja just see ongi see sama usaldus, mille Jumal annab Abrahamile. Läbi tema kõik rahvad saavad valgustatud, läbi tema tuleb lõpuks siia ilma täielik rahu. Ja igaüks meist panustab omal viisil. Nii vähe, kui me seda teeme, see on ikkagi samm selles õiges suunas, selle rahu suunas. Roomlaste kirjast me kuulsime, on juba aeg unest ärgata. Pauluse sõnad kõlavad just advendi alguses väga tabavalt. On aeg unest ärgata. Mitte sellepärast, et me elame mingisuguses soiku vajunud maailmas, vaid sellepärast, et see valgus, mille me avame, see kumab üle terve ilma. Esmalt see võib tunduda väga sümboolselt ja kummaliselt, aga mõelge selle peale korra. See kerksus, mida meie anname edasi, see tegelikult jääb püsima. Need inimesed, kes tulid enne meid, kelles oli kaasa kirjastatud valgus, ei olnud vaja palju, oli vaja natukene. Oli vaja lihtsalt seda omapoolset suunamist. Ja sellest piisas, et see kannaks edasi. Nii et see ärkamine on selle teadvustamine. Paulus räägibki lihtsalt sellest enese teadvustamisest, et meie sees on see valgus, mida me saame edasi kanda. Seega valigem armastus, valigem ausus, valigem headus. Markuse evangeeliumist me kuulsime lugu, kuidas Jeesus sisenes Jeruusalemma. Miks see on nii eriline? Sellepärast, et oli säru seljas. Ta ei olnud sõjaratsu seljas. Ta ei tulnud kui vallutaja, kui valitseja, vaid ta tuli kui alandlik vabastaja. See ongi see eriline kummalisus. See on see, mis peegeldab Jesaja raamatut, kus Jesaja ütleb, et see, kuidas Jumal tuleb, ta tuleb aga kummaliselt. Ja kui Jeesus selle kuulutuse teoks tõi, siis see oligi suur üllatus inimeste jaoks. Et ta ei tulnud suure fanfaariga, suure uhkusega, suure sõjaratsuga ja tohutute armeedega, vaid ta tuli üksinda mingisuguse eesli seljas. Ja ometi rahvas mõistis seda ja ometi rahvas hüüdis, Hosianna, päästja on saabunud. Aga see, kuidas ta neid ootusi tuli
täitma, oli muidugi täiesti teistsugune. see moment, kui ta linna sisenes, mõeldi, et päästja on siin, ta pühib nüüd selle mustuse minema. Me teame väga hästi, et see lugu nõnda ei läinud, see lõppes Kristi löömisega, aga see on hilisem teema. Praegu me oleme uue alguses ja me peame mõistma elementaarseid fakte. Nimelt, Jumal alati kutsub, aga ei nõua. Ta ei suru sind kuhugi, ta ulatub sulle käe. Inimestena me peame olema alandlikud, sest me ei tea kõike, me ei näe terviklikku pilti. Meil on oma väikene maailm, milles me oleme, oma väike reaalsus, milles me liigume. Kui tihtipeale meie hulgas on neid, kas me kõik eksime, mina eksin, Ando eksib, õpetajad eksivad samamoodi, et me arvame, et me oleme palju arukamad ja et me mõistame palju terviklikumalt seda maailma, mille tegelikult on. Uus aasta, uus algus, alati hea endale meenutada, me ei tea kõike. Ja see tee, see rada, millel me oleme, see ei ole sirge. Kui ta oleks sirge, siis oleks võib-olla palju lihtsam näha, kuhu see kõik viib. Aga kuna me ei tea, kuhu need vangerdused meid viivad, siis on mõistetav, et me ei saagi omada terviklikku pilti. Aga ometi selles kõiges kõige väärne on alati olemas. Ta on alati meiega. Mõelgem sellest teest, sellest rajast, mida igaüks meist on, kui armastuse teest. Sellel on palju vangerdusi, sellel on palju katsumusi, sellel on palju väljakutseid ja keerulisusi, aga ometi see on ikkagi armastuse tee, see viib alati sinna samasse sihtpunkti. Kuidas seda kõige mõistlikum teha oleks? Soovitus, mitte mingisugune kohustus, vaid lihtsalt nõuanne. Füüsiliselt me oleme korporeaalsed olendid, me oleme piiratud olendid ja me oleme mõjutatud paljudest teguritest, millest isegi ei teadlik. Aga et vabaneda nendest teguritest, tasub võtta regulaarselt see hetk, ennast maandada, lihtsalt moment, hingata sisse, hingata välja, tunnetada varvaid, tunnetada sõrmi, vaikida suuliselt, vaimselt, koguda ennast, olla lihtsalt hetkes, lihtsalt tunnetada. Selles tunnetuses on alati tema. Ja kui me tunnetame teda, siis see rada, see käänuline, keeruline rada, mida mööda me läheme, on palju kergem katsumus, mida muidu oleks. Sest Jumal töötab tihti lahinguväljade vahelistes vaikustes, mitte selles möllus. Kui me oleme selles möllus, siis me tihti ei taju seda tema kohal olekut. Me oleme selles tegevuses sees, me ei mõista seda täielikult. Aga lõppude lõpuks selles ruumis, kus me lõpuks lõpetame kontrollimise ja laseme armastusel tööd teha, see on see, kus see valgustatus hakkabki välja kiirgama. Me ei tea alati, mis tulevik toob. Me ei tea, miks halvad asjad, kohutavad asjad siin ilmas juhtuvad, miks siin on nii palju vaenu ja sõda ja vägivalda. Ja me ei tea alati, miks meil tuleb kanda just neid koormeid, mida me kanname. Ometi me ei ole valinud neid koormeid enesele. Aga nii nagu Jumal ütles Abrahamile, nii ka meile. Me lihtsalt peame usaldama. Usalda mind, ütles Jumal Abrahamile. Vali armastus, vali headus. Me ei tea kõike, me ei peagi kõike teadma, aga me saame elada praegu siin hetkes nii hästi, kui meie suudame. Nii et võtkem see uus kirikuaasta vastu headuse, rõõmu, soojuse ja armastusega ja kandku need samad ideed ja mõtted teid terve selle aasta vältel. Amen. Lugupeetud kogudus, tõuseme, et kuulda meie vabalik hümni viimast salmi, mis algab sõnadega sinu üle, Jumal palun.
mõned põgusad teated. 3. detsembril, see on kolmapäeval, on meie gildi jõulukokkutulek. Kolmapäeva õhtuti nüüd sellel detsembrikuul, see on siis 3. detsember, 10. detsember ja 17. detsember, kella 7 õhtul kuni kella 9 õhtul on meie koori harjutused koos Erik Reemiga. Uued liikmed on jätkuvalt teretulnud. 6. detsembril, pange endale see aeg kindlasti kõrvale, peale lõunat kell 3, see on laupäevane päev, esineb Toronto Eesti meeskoor oma jõulukontsertiga. Erik Reem juhib seda, järgnevad suulisted Kohv ja Krimmel. Meie järgmine teenistus on 24. detsembril, kell 12 on ingliskeelne teenistus ja kell 2 on eestikeelne teenistus. Sellega teadetega on ühel pool. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Ja kuuleme taas oma kirikukoori laule.
ja meie palume ja täname. Halastaja, igavene Jumal, meie taevane Isa, täname sind, et oled lasknud meil taas jõuda uue kiriku aastani ja seda alustada. Jaga meile ka edaspidi oma armu ning anna meile püha vaimu, et sinu sõna oleks alati selgelt ja puhtalt kuulda, meile valguseks ja püüdsemiseks. Anna meile uue kiriku aasta uued südamed ja uus valmisolek kuulutada, et teeniksime sind vaimus ja tões. Aita meid ikka kindlamini uskuda ja julgemini loota sinu armule, mis on ilmunud Jeesuses Kristuses, et me võiksime nõnda saada hoitud igaveseks eluks tema meie issanda läbi. Issand Jumal, me täname sind. Kõigeväeline Jumal, armas taevane Isa, me palume sind südamest. Ärata meid, kui meie tähelepanu hajub, et Kristus võiks meie südames ärgata ja püha vaim aitaks meil teda tundma õppida. Et võiksime teda rõõmuga vastu võtta ja sind puhta südamega teenida. Täida meid Kristuse armastusega, et tema valgus meis elaks ja meid juhataks, sellesama sinu armsa poja meie issanda läbi. Issand, kuule meid! Issand Jumal, taevane Isa, me täname sind südamest, et oled läkitanud oma poja Jeesuse Kristuse, kes hajutab meid surmahirmu ja aitab näha, kus me eksime. Valgusta meid oma püha vaimu läbi, et tunneksime teda oma päästja ja tema armastus elaks meis, juhatades meid ja hoides kindlana. Aita meil temale ustavalt jääda ja kindlas lootuses temale igavesi õndsaks saada, kes sinuga ja püha vaimuga elab ja valitseb igavesti. Sina, tõe ja halasta Jumal, ole meiega ja aita meid. Aita meid, armas Jumal. Halastaja ja armuline Jumal, meie taevane Isa, me täname sind südamest, et oled andnud oma poja Jeesusele Kristusele, meie õnnistegijale ja kuningale, meelevalla rajada oma armuriik meie seas. Anna, et me hea meelega tema valitsusele alistuksime ja et tema armastus meis elaks ning meid ühendaks, kes sinuga püha vaimu läbi elab ja valitseb igavesti. Sind, Issand, kiidame ja austame igavesti. Jeesus Krist, kuule mind, kuule mind. Ma tahan ikka kiita sind. Nõnda ütleb Issand, tulge minu juurde kõik, kes te vaevatu ja koormatud olete, ja mina annan teile hingamise.
paigas täname Jeesuse Kristuse oma issanda läbi, kes pärast sinu nime meie peale armu heina, meie pakud meile andeks annab ja igavesi õndsaks pööda. Sellepärast laulame kõikide hingide ja taevade hulkadega sinu nimele kiituse laulu. Jeesuse nimel palume. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast.
ise ei saa ette tulla. Tänagem issandat, sest tema on hea. Halleluuja. Thank you.
mingem rahuga ja teenigem issandat rõõmuga. Teenistus on lõppenud, aitäh kõigile, olete kõik oodatud alla saali, kus meid ootab soe toit.